tahtsin seda pilti, aga ma ei julge sinna minna. Ja tegelikult mulle need lilled meeldivad palju rohkem. Hakkame siis ruttu jooma. Hakkame ruttu jooma. Täna hommikul ärkasime koputamise peale. Keegi tuli kookospähkleid korjama. Paluti, et najaksime oma rollerid eest ära. Ja seal ta läheb. Eile me jõime siin ühes restoranis seda kookost ja see on ikka super. Päris tubli on, jah, selline väike, ilus, roheline aed. Pisikene, aga väga hästi hooldatud ja ju see käib siis sinna hoolduse hulka. Me olime jõudmas või tahtsime minna randa, aga vihm hakkas sadama ja me nägime, et seal on üks kafibaara kupik, mida Maljule keegi soovitas. Ma ei tea, kas see on see sama koht. No kuskile me peame minema, nagunii vihmaga ei taha sõita. proovime teie alla, jah. Nii. See on kapibaara küll, aga. See on lastel mängutuba. Sorry. Läksid kapibaarad on? Jaa, kapibaarad on sees, jah? Ei saa. Ei saa. Okei, aga lähme. Lihtsalt välja valima, millist roengu ma endale teen. Esimene kallis või? Millise roengu ma teen? Lähme sööma. Näidad see aja, sa oled aru saanud. Oleme siin kergemat sorti toidukoomas, samas kohas, kus eile ma näitan seda koha nimega. Kui keegi parasjagu tuleb siia Fisherman's, mis see Village'i juurde. On selline tore. Tädi siin teeb ees süüa ja seal eestlased mugivad. Jube hea. Ma olen kõik selle ära söönud siin. See on meditsiiniline ime minu jaoks, kui palju jaksab süüa üks pisike naine. Pärast seda väikest vihmasabinat on siin ootamatult palav. See hittis kohe. Ja nüüd me lõpuks läheme vaatame, kas me saame kuskile randa ka. Me oleme, ma ei tea, juba siin päris pikalt olnud ja mina ei ole randa saanud. Sellisesse, kus saaks pikutada ja ujuda ja mõnuleda. Hakkasin juba kiivriga randa minema. Ühesõnaga jõudsime kuskile rannaalasse, üritame siseneda rannaalasse. Malju Märten juba on kuskil koha peal ja ma üritan Find Me järgi nad nüüd üles leida. Ja siis selline klassikaline, natuke hirmus, aga mitte midagi väga hullu. Teeradu tuleb otsida. Vaadata siin televiisorit veidike. Vaatame, kuhu me siit jõuame. Väga põnev. Igal juhul ülesse me nad leiame. Minul on hommikukohvel joomata, nii et mul on siin jääkoht. Nii ja jõuamegi randa. Seal taamal juba paistab vesi. Ja ülla, siin nad on. Teil ei õnnestunud meid maha raputada, siis esimene ujumine. Siin on soe, jah? Sukeldu nüüd! See vihma peab nagu järgi kandma, sealt juba paistab väikse päikese ja see. Nüüd kuulime, mis saab.
Väga meeldiks rannamassaaž. Ma kunagi ei ole rannas seda teinud, sest mulle tundub liivane. Aga tegelikult see tuul ja kõik. Oh my god. Seda väärt. Well spent 300 bahti päriselt. See on palju Eesti rahas. 8 eurot. Nüüd me jõudsime sellele peotänavale, Fisherman Village, ja me käisime siin ühe korra päeval, aga nüüd me lähme vaatame, kuidas ta siis ka õhtul on. No, ütleme, et ikka rahulik võrreldes. Mis see patong, ei mitte patong, patong, jah. Jumalast, iga nurga pealt ainult mingisugused kanepi putkad, nii et päris täpselt ei saa sellest nende poliitikast aru. On ta siis legaalne või mitte? Nii, me leidsime teised ülesse. Street market või mis oli? Food street. Eat your food at street. Ma lootsin leida midagi eksootilist süüa, aga leidsin ainult kanavarda, kahjuks ei ole midagi eksootilist. Tänane rannapäev on väga ootamatult alanud. Pidime minema teistega sinna randa, kus me eile käisime. Aga kus meil oli siuke ummik, siis Margol viskas lihtsalt poole tee peal üle. Ja lõpuks tuli internet ka, me ei leidnud, hommikul meil ei olnud interneti mille juurest. Ja nüüd me tulime tegelikult siia enda kodu lähedale Maenam Beachile. Ja mulle tundub, et see on päris mõnus ja ma arvan, et ma saan siin oma 5 kilti ära teha. Tulin kõndima. Vaadake, millised maalilised palmid siin on. No täitsa tore rand on see. Mina teen oma 5 kilomeetrit. See on väga mõnus pikk rand selle jaoks, ma arvan, et 2 kilti kindlasti on see üks rannapikkus. Oi kui mõnus, oi kui mõnus. Eile ma sain selle õppetunni, et seda matka ei tohi jätta hilja peale. Ma tulin jumala pimedas. Kuskilt Margo lasi mu maha poole tee peal, et ma saaks oma 5 kilti täis ja ausalt öeldes oli natuke kõhe, pime oli. Aga siis mu gentlemanist abikaasa turvas mind, sõitis iga, no ma ei tea, 3 minuti tagant mööda minust. Muud ei olnud midagi, aga koeri, haukuvaid koeri oli väga palju. Ma ei näinud neid otseselt, aga nagu natuke hirmutav oli. Aga muidu on ikkagi see Tai ja mulle tundub kuidagi see Koosamu eriti turvaline koht, et ei ole siin veel kordagi tundnud sellist ohuolukorda. No liiklusest me ei räägi muidugi, see on hirmus asi. Ma jõudsin praegu nii kaugele, et tagasi minnes ma saangi 5 kilti täis. Ma olen nii väsinud, mu jalad-allad on krampis sellepärast, et liiva peal on väga raske kõndida. Aga oi, ma lähen teen väikse jahutava, siin läheb midagi järsku sügavaks. Lähen teen jahutava sulpsu koos telefoniga. Nii üles ta panna kuskil. Oi, kui hea. Olen jõudmas alguspunkti. Päriselt see oli väga raske, see liiva sees sumpamine, mul on puusad, põlved, kõik asjad on praegu annavad tunda. Aga no pole hullu. Kaasa ootab siin mind ja magasid või? Lõpetasime oma rannapäeva ja Margo õuduseks käisin ma kõndimas ennem ja leidsin väga ilusa koha, kus on vaja pildistada. Nii et selle asemel, et minna rahulikult koju, kus teised meid juba ootavad, tegid süüa, peab ka kõmpima, et ma saaksin oma ilusa pildi.
pidi. Juuksed on hästi. Ma ei julge. Ma tahtsin seda pilti, aga ma ei julge sinna minna. No mine vaikselt. Ma ei saa ju ära pärast. Pärast ma saan tulla su sealt alla võtta. Oota, ma juba kardan. Nii sa pead saama selle pildi siit kuidagi. Okei, see pildistamine ei tulnud täpselt selline, nagu mu vaimusilmas ette kujutasin. Ma kartsin lihtsalt nii kohutavalt kõrgust. Aga musi oli väga oma ülesannete kõrgusel. Ta tegi vähemalt 80 klõpsu. Ja see, kui mina olen seal imelik, siis see on puhtalt minu enda süü, sest ma kartsin alla kukkuda. Noored läksid juba magama, aga mina lähen teen ühe enne und väikse skinny-tipi. Me ootame tegelikult, et Mari pani meile vlogi laadima. Tahaks ära näha. Natuke jahe. Kui mõnus. Mitmes päev meil on täna juba? 5. Täna on mis päev? Reede või? Reede. Homme on sõbrapäev, valentinipäev. Just selgus, et mu abikaasa on mind palunud oma valentiinaks. Ja ma ütlesin jaa. Nii et vaatame. Märten tegi muidugi täna alatut võtet. Tõi salaja oma naisele lilled. Mitu päeva varem sa igast asju saab tuua siis? Samal päeval tuleb siis tuua. Ja kas te arvate, kas ma olin solvunud? Et mulle ei toodud lilled? Jah? Olin? Sellised nukrad lilled ilma kinkimata seisavad seal vaasis. Need on Maljule kingitud. Malju oli väga õnnelik. Need ei ole kingitud kellegi. Pandi sinna raami lihtsalt. Malju ütles, et ta tahab homme uusi. On kätte jõudnud 14. veebruar ja me kõik teame, mida see tähendab. See tähendab karumõmmisid ja roose. Minu abikaasa. Ja tegelikult mulle need lilled meeldivad palju rohkem. Ma ütlesin esimeselt käigult. Et kui ei leia lilli, siis äkki... Lillepood ei, aga siis leidsin lillepoega. Jaa, no väga tore. Ma ei tea, kas tegu on kuumusega või natukene mul iiveldab ja mul on tunne, et ma tahan süüa, aga ma tahan kuidagi mitte tai-toitu praegu. Siin on ainult kohvi, aga seda me võtame. Äkki võtame juice and smoothies. Saime oma joogid, minul on litšimas. Väga magus. Margol on veekohv oli või? Jube kibe oli. Ei ole ma? Ei ole. Ma ei tea, kodukohv oli parem. No lähme teeme kodukohvi. Okay. Hommikusöökid ei saa mitte kuskil. Kuskilt ikka saab. See on meil nüüd täpselt kodu juurest otse tulla. Tulin kuskilt täielikust hurtsikute piirkonnast ja lambist mingi muss ja vaadake. Lihtsalt üks ilus veepark siin. Milline oaas. Küll ma tahaks minna sinna jahutama ennast, aga tuleb veel natuke pingutada, siis saan oma basseini. Täna on mega raske seda kõndi teha. Mul on jalad valusad, mul on alla selg valus ja ma ei tea, mis veel võiks valutada. Pissjada on ka, palav on, vesi on juba otsas, aga jumala eest ära ma ta teen, kui ma juba olen siia poole peale tulnud. Me oleme selle tai kokanduskursuse alguses ja mul hakkas nii paha korraks, ma tulin eemale teistest. Ei ole viisakas kuskilt turu löökida, aga siin on lihtsalt nii tugevad lõhnad ja hästi palav. Aga vaadake, mis ma leidsin. Loodan, et need ei ole söögiks. Linnukestest mul on nii kohvi. Nii, me tulime turule. Siin on kana. On
rõõmsalt siin ja siin on kõik, mis siin vähegi pakutakse, aga mis mulle just eriti tahtsin jäädvustada on seesama kalalets. Hulk ägedad kalad. Seal on veel karbid. Korralikud krabid. Veel suuremad. See on korralik kalavaru. Me lihaleti juurde. Ma ei tea, mis see valge on seal täpselt. No seal on ka soolitab. Ja soolitab. Ja siit saame kohe hakata vorsti tegema. Siis seal on üks noitsu ninaga. Ja. Nii, me oleme nüüd lõpetanud selle uskumatult ägeda kokanduskursuse, kus me sõime 4 erinevat rooga. Ja no mina olen nii full kui full, et me arvasime Margoga, et tuleme mere äärde, et korra vees käimine nagu teeb kergemaks olemise. Ja avastus. See on nüüd seesama rand, kuhu ma hommikul tulin, kui ma jalutasin. Aga ma ei pannud siis tähelegi, et see on seesama palmirand, kus me üritasime eile pilti teha. Nii et siia palmide juurde on väga lihtne tulla. Kuna eile meil ikkagi need pildid eriti välja ei tulnud, siis meil tuleb uus katse. Ma tahan saada seda ilusat palmipilti. Kell 7 pidi siin hakkama tuleshow, nii et me jäime seda vaatama. Ma avastasin, et mul on... Yes, for me, thank you. Avastasin, et mul on mikrofon kaasas, sest siin on nii õudsad hääled kõrval. Ühesõnaga, Margole on meelelahutust juba enne tuleshow'd. See on meile kõige lähem rand, nagu tõesti täiesti üle tee ja väga mõnna on siin. Mulle tundub, et lõpuks sai selle kohutava mürina. Saate aru, see on nagu välja reklaamitud kui päikese, päike loojub teisele poole, aga siuke mingi õhtune mõnus dinner, värki-särki. Ja siis tund aega pläristasid praegu nad neid kuidas neid nimetatakse, skuutreid välja tõrida. Ma küsisin, et vabandage, kas teil on igal õhtul nii ja siis ta ütles jah, ma ütlesin so sorry nagu tõesti, sest et mul lihtsalt kõrvad jooksevad sita vett. Ma pidin võtma 2 kokteili. Tegelikult on siin happy hour ka. Ja väga kaunis kallis. Oli happy hour. Ja. Täna hommik oli väga-väga hirmus. Me pidime ärkama peaaegu äratuse peale. Me ärkasime ise, aga siis Malju kirjutas, et davai, et 20 minuti pärast on start. Ühesõnaga, oli selline tunne, et on väga kiire, kuskile on vaja midagi teha. Aga teha oli vaja seda. Ta siis saab nimetada raskeks eluks. Cheers! Taamal tuleb ohtlik veeloom. Peaaegu nagu krabi, vaata. Lase mind ookeani. Oota, ma ei mõelnud seda läbi. Meil on olnud kehvemaid hommikuid siin elus. Me alustasime tänast hommikut Cornstar Martiniga. Edasi on meil koht. Ja siis siit leiate detox rohelise joogi, mida ma võtsin oma abiga seda. Aga see on väga hea. Meie hommikusöök. Ja eile meil oli vestlus, et ma nägin ühte suurt kekot või ma ei tea, sisalikku. Ma ütlesin, et see on sardelli suurune ja õnneks me nüüd saame kõik aru, kui suur see keko oli. See oli varaan juba, usun. Täna on 15. ja mina olen oma järjekordselt kõnniringil. Täna on siis minu 47. kord järjest. Ja me tulime ühte ranna beach clubi. Ja siin on siis pikk rand, rannariba, mida äärt ma siis kõnnin, aga see on, praegu vist on mõõn, sest et mulle tundub, et siin on väga kõrged seinad mu kõrval, et siin on mingil ajal see läbimatu. Praegu ma saan läbi, aga vahepeal tundub, et siin võib päris kõrge see vesi olla. Vaadake, kuidas on palm rannas, nagu
mis juurestik tal on. Väga huvitav. Selles mõttes on see 5 kilti iga päev väga mõnus, et sa näed palju rohkem. Ma ei viitsiks siia niisama jalutada, et nüüd on nagu kohustus ja kohe näed palju rohkem. Siin mul vist on mõistlik ümber keerata või saab veel edasi, ma ei saagi aru. Okei, aga miks mitte minna mere peale ükssarvikuga? Et mitte keegi ei keela mul minna teha siin sillal väike jalutuskäik. No väga mõnus. Mida vaadata. Sorry, see ükssarvik on mingi veepargi osa. Sellega mind vist ikka mere peale ei lasta. Aga no vaadake palun seda rannaajat. Palju palme. Mis see Samui võlu ongi see, kui palju on palme. Aga nagu ma ütlesin, kõndides sa näed nii palju rohkem. Väga põnev. Just praegu läksin mööda ühest Beach Clubist, mida Mallu ka pani tähele, et soovitati. Suht sama vibe, mis meil seal G Clubis, nii et ma arvan, et ei ole väga suurt erinevust, kui tahad mõnusat rannapäeva. Mulle meeldis meie võrku. Ja tervitused Liisa-Mariale, kes küsis, kas me oleme ka näinud seda pehmet puuderjat liiva, siis jaa, siin selles G Beachil on ainult selline liiv. Mis te arvate? Kas ma istun siia kiigele? Loomulikult. Ühesõnaga, täna ei ole väga raske, esiteks. Ma olen nii palju jälle igasugused pausikesi teinud, filminud, vees käinud, et ajalist rekordit täna just ei valmista, aga endal on tore vähemalt. Ja tegelikult oleks mul vaja leida kuskilt koht, kus saab osta päevitusi, sest Mallu oli enda ära mökerdanud ja ta paasike peab praegu trikooga päikest võtma meie maksimaalselt kaunis rannapäeval. Ja mul on vaja tegelikult mütsi. Nii et kuskilt ma pean ilmselt mitte siit ranna äärest, aga pärast tänavalt leidma midagi. Nii, aga siit ma keeran ümber. Siin läheb kuidagi läpuks ja kiviks ja selliseks enam mitte nii romantiliseks. Nii et tagasi käib. Vaadake, seal taamal on üks minu unistus. Ma tahan väga minna katamaraaniga seiklema. See võiks olla kuskil Vahemeres. Ja ma tean, et Mardil oli mingi plaan, et me lähme kuskile Kreeka saarte vahele. Aga kui ma kõva häälega välja ütlen, siis see ju juhtubki, sest viimasel ajal täpselt nii läheb. Aga mind, nii kui ma sellise lause välja ütlen, siis ma tunnen, et see on ebaõiglane, sellepärast, et tegelikult tuleks soovida maailma rahu ja kõike vaesuses virelevaid lapsi, et nad saaks kõhu täis ja nii edasi. Aga no mis sa teed? Kui sa näed katamaraani, siis sul tulevad väga ketserlikud mõtted. Ja kui me olime lennujaamas, ma just vaatasin seda meie vlogi, siis ma rääkisin sellest, et mul on ärevus ja et ma loodan, et see puhkuse ajal taandub ja see on täiesti taandunud. Kuigi ei ole kõik asjad läinud täpselt nii nagu mis ma ootasin, mingid laekumised ja nii edasi, mis pidid tulema eelmisel töönädala lõpus ära. Aga sellegi poolest siin on ikkagi nii palju chillim ja küll kõik laheneb. See on siis see The Tour Beach Club. Ujumise paus. Väga mõnus, väga kosutav. Mul on nüüd üle 3 kilomeetri käidud. Varsti umbes 3,5 peal tuleb see meie klubi. Läheme võtan lonksu vett. Ja varsti ongi mu ainuke kohustus tänases päevas tehtud. Proua tuli just oma 5-killiselt ringilt ja nüüd võtab siin kerge duši. Ja siis kohe üks Porn Star Martini. Ja kohe läheb tellima. Ja kohe läheb tellima. On ju kõrres? Siin on äge. Väga äge. Nii, mis on öelda? Elul pole vigu. Jaa. Palun mulle üks kokteili. Me
meil oli täna suurepärane rannapäev ja järsku hakkas vihma sadama, mis lõpetas selle ära. Teised lähevad poodi ostma liha ja salatimaterjali ja õhtusöögi teeme kodus. Kõik vaated. Mõnnitud vaated. Jõudsime Fisherman Village'i lähedale, mis paistab siin, ei paista. Ühesõnaga, seesama koht, kus me käisime ühe korra jalamassaažis ja me tulime siia tagasi. Ja siin meid oodatakse massaažimusi. Nii, enne massaaži loomulikult. Jalapesu. Jalapesu, jaa. Kasutame täpselt seda aega ära, kus praegu sajab. Praegu kõige õigem aeg massaažiks midagi. Massaaž maksab 350 €. 350 Vadi. Jah. Nii, siis sa saad seda massaaži sellises mõnusas väikeses privaatses oaasikeses. Siia paned kõik oma asjad. Ja nüüd siis tund aega mõnusat õlimassaaži. Jõudsime koju ja abikaasa juba teed süüa või? Ma teen süüa, jah. Tule nüüd. Nagu Malju ütles, meil saab olema nagu see Masterchefi ma ei tea, võistlusväljakutse, kus nemad tõid toidu ja Margo tehti nagu süüa. Ja mind ootab toas üllatus, ma näitan teile. No vot, mu mommi on... Ma ei oskagi seda kommenteerida. Nii on igal juhul ja mu lilled toodi tuppa. Ja me alustame oma õhtusöögiga. Märten on valinud 2 veini Californiast mõlemad, erinevad aastakäigud. Marjadel on erinevatel aastatel erinev maitse, oleneb kuidas kuum on olnud ja nüüd vaatame, kui üks on pask, siis teine on ehk parem. Ja Margo tegi sellise liha, mis liha see on? Kes see on? Keda me sööme? Veis ikka. Keda me veel sööks? No ma ei tea, vahel te olete lambasõbrad. Tõesti, lõhnab juba, ei tea sõnnes. Ei lõhnanud nii hästi kui maitses, ma pean ütlema. Hästi värske on, hästi marjane, hästi värske on. Aga jube vehvelt läks alla. Ma söötsin tammevaati on. Aga... Ma ütlesin lihtsalt, ma ei tea midagi. Aga ta on nagu hästi läbiküpsend ja ütleme nii, et ta on suhteliselt viimasel. Nüüd ongi teda vaja juua, sest muidu hakkab happi ära minema, sest meil lool on nagu nii vähe hapet. No, hakkame siis ruttu jooma. Hakkame ruttu jooma. Ja tere ilusat esmaspäeva hommikut. Kell on 10 läbi ja meie otsustasime Margoga minna seiklema, käia vaadata mõne viewpointi. Ja kuna noored magavad alles, siis me hiilime vaikselt kodust ära. Nii et teeme sellise toreda vlogipäeva ja me vaatame, mida põnevat on näha. Kopsa muid. Jõudsime Margoga siia, siis meil tuli meelde, et meil oli täna plaan ja teistega siia tulla. Aga nüüd ma ei teagi, mis nad teevad. Peaks suhtlema äkki nendega. Nüüd peaks oma sõpradega suhtlema, aga taha üles ka äratada noori. Selle on veel vähe. Jah. Leidsin ühe kanakese tibudega. Joo. See on ainult nii pisikesed. Siia filmi peale ei jää, aga need on nii õudsed mäed siin. Mulle üldse ei meeldi nii suur hoop tekib, nüüd Margo peab ainult pidurdama. Siis ma tunnen piduri kärsakat ja siis ma kardan, et see pidurid ütlevad üles. Ja banaanid suht samas. Ma tahan tegelikult kohvikusse teha. Ma tahan sellest mäest alla saada, et see õudus lõppeks. No, vaatan kogu aeg ainult niimoodi. Võiksed banansikut seal. Nälgas või? No. Nii palun. Ära tee niimoodi, ma kardan. Jõudsime läbi džungli.
La Maisse, mis on siis selle nii-öelda nagu saare teisel pool asuv, ma ei tea, linn, kus muideks vist peaks olema ka eestlasi päris palju. Aga see on väga äge, mingi jogurti värk. Ma hakkame sööma, head isukallis. Hakkame sööma. Ma ei tea, millest sa alustad oma palgu? Aga siigist ja kartulist. Noh, siin oli puidutrenni. Nii, me oleme nüüd La Mai Beachil. Lähme vaatame, mis siin on. Siin on väga palju motorollereid. See randa saamine oli natukene raskendatud. Rannas. Täna on liiv nii kuum. See on väga pikk rand. Tänased sammud siis La Mai Beachilt. See on selline raskem rada, sest üks see liiv vajub. Iga kord astud sügavale liiva sisse ja pead nagu sumpama. Ja sellist kõva pinda ei ole. Aga noh, keda see huvitab? Kõik tahavad näha sooja merd, palmipuid. Ja neid siin on. Sellise väikese värviliste bungalute sektsiooni avastasin. Ja esimest korda näen sellist jura Kai rannas, aga järelikult on tuul siit poolt. Aga mis on hea, see liiv on läinud kõvemaks, nii et mul on natuke lihtsam siin kõndida. See ongi mingi väike saareke. Mu saab siit üle silla. No väga äge. Ma olen kuskil järgmisel saarel. Siin on muideks kohutav läga ja kohutav hais. Ja siin on jõusaal, mis mind ju ometigi ei huvita. Nii et muud siin väga ei olegi. Massaaž on ka seal. Siin tekibki täpselt paras ujumise paus. Vaatame, kus me saame sinna teisele poole. Vesi on siukest vee taime täis. Aga muidu väga ilus puhas siin. Väga mõnus. Mõtle, kui naljakas, kui sealt tuleks üks hai praegu. Ma ei näeks ka midagi, sest ekraan on nii hele. Siin on nii äge villa. Kuidagi rohelusse uppunud surfilauaga. Väga mõnus ja mõtleme, neil on nende vaade. Siinkohal minu matk lõpeb, õigemini keeran tagasi. Vaatan, et siit läheb natuke keeruliseks. See oleks uhke. Mina oma villa taustal oma regulaarse surfilauaga. Ma olen kunagi purjelauaga sõitnud, aga kuna ma kardan kõrgust ja kuidagi kardan ka sügavust, mulle tundub, et sealt alt tulevad äkki mingid kollid. Ma saan aru, et see on nagu ebanormaalne hirm, aga no nii on. Et ühesõnaga, nii kui läheks tumedamaks põhi, siis oli minulduks, siis ma ei saanud enam. Jalad hakkasid värisema ja siin purje spordikarjäär lõppes. Järjekordne rand vallutatud ja hakkas vihma tibama. Ja me mõtlesime, et enne Mallu saatis ühe elevandi kohviku aadressi ja me vaatasime, et see on meile päris lähedal, nii et me lähme käime seal. Palju sul ring täna tuli?
veel see siia otsa. Ma olen väga sportlik. loogiline kallis. Järjekordne joindibaar ja no ma ei tea, ma arvan, et mitte keegi siin siiski ei pea seda ebaseaduslikuks. Jääme siia muidugi. See Elevandi kohvik oli ajutiselt suletud, nii et me ei saanudki sinna minna, et vaatasime siis siit tee äärest mingi ilusa koha. Pärast sööki väike kosutav. Siin on nii mõnus, hästi pehme liiv. Siin on Koosa muil on päris mitmes kohas kõva liiv. Siin on pehme, jah? Siin oli kohe kivi. Puhas kookos. Margo on terve reisi otsinud, kus neid müüakse, ei ole eriti palju ja need on see hunnik. Meie õhtu on võtnud väga huvitava pöörde, me vaatame top-modelli dokumentaali kodus ja mitte keegi ei tahagi mitte kuskile minna. Minu musi teeb meile imelist õhtusööki. Mis siin tulema hakkab? Ei tea. Ei see vasta muidugi. Sest kes ei taha mitte täpselt poole taireisi pealt alati ka maitsvat pastat. Seega oleme me võtmas siis seda päeva kokku teleka ees lösakil. Vaatame top-modelit. Ja hakkame sööma pastat. Ja teeme panused. Mis te arvate, kas mu ammas tuleb selle söömiskäiguga ära või mitte? Jah. Mina arvan, et jah. Kommentaaridesse palun. Mis sina arvad? Jah. Mis sa arvad? Mis sina arvad? Ütle, mis sa arvad? Kas mu ammas tuleb ära või ei tule? Okei, ühesõnaga lootust palju ei ole. Järgmises episoodis olen ma hambutu, aga nii kaua nautige. Ilusat kikud. Tšing-tšing! Tšau!